läheks äkki retseptide jagamise juurde, mis sa arvad? Kas sul on retsept varutud? No mul üks retsept on, jah. Nii, üks retsept. Et ma mõtlesin, et ma olen alati võtnud, või alati, eelmisel korral võtsin ja nüüd teises osas võtsin ka mingi teema ja sel korral võiks olla see maasikas, sellepärast, et see maasikas hakkab juba nii-öelda tulema hooaega, on ju. Et midagi võiks jagada maasikast, olgu see siis magus või soolanretsept. Sul on vist soolanretsept, on ju? Ei, ta ikka päris soolane ei ole, ta on selles mõttes, mina olen nagu see, kes nagu väga magusat ei armasta, ehk siis mul need magusaretseptid on ka kõik kuskil, see skaala on natuke teistsugune, aga et kui on head magusad maasikad ja nüüd nad hakkavad, eks ole, maasika maitse hakkab ikkagi tulema, et siis võt ongi, et eks ole, see toorene ise on juba nii hea, et ega sa väga ei taha midagi seal nagu selles mõttes liiga palju ka teha ja liiga palju tuunima hakata, et mul on üks selline maasikasalat, kus siis nagu kui on head balsaamikukreemi just sellist, eks ole, kus ongi seda natukene magusust ja natukene hapusust ja kõiki neid maitseid lisaks, et maasikad ära tükeldada ja siis veidi selle balsaamikukreemiga natuke marineerima panna, sinna võib lisada münti, võib panna ka basiilikut või mingisugust sellist ürti, et mis ka keelist õhetavamat ja natuke värskemat maitset teeb. Ja siis saabki nagu sättida, eks ole, et kui sulle meeldib magusam, sa võid ka natukene, ma ei tea, niristada mingisugust, ma ei tea, kaavisiirupit või et eks ole, natuke seda poolt rõhutada, et samas kui sulle meeldib habukam, siis on nagu laimimahla, et siin hakkab juba see mäng, et maitse ja vaata, et kuhu poole sa tahad seda tuunida. Aga minu meelest ongi, et ta aitab just sellisel hooajalisel, värskel, hea maitsega, magusal maasikal hästi mõnusalt särada ja natukene annab talle siis, eks ole, mingisuguseid selliseid muid nüansse ka veel juurde. Musta pipart isegi sobib sinna peale panna, isegi siis, kui ta on magus. Ja, okei, no kõlab väga hästi. Minul on üks maasika kondenspiimakook, mis on kohe täitsa retseptina mul olemas, mida ma tihtipeale teen, et tavaliselt on niimoodi, et maasikas küpsetatuna. Mõnikord tead, ei ole väga hea, ta jääb kuidagi kahtlane, aga mul on üks kook, kus ta jää nii kahtlane, et jääb täitsa hea ja kui maasikahooaeg on läbi, siis sõstrad on mustikad, on vaarikad, võib kõigega teha seda. Et ühesõnaga klassikaline põhi on 250 grammi digestivküpsiseid ja 75 grammi sulatatud võid ja siis kate koosneb 75 grammist hapukoorest, 2 munast, 300 grammist maasikatest ja siis on vaja veel 150 grammi kondenspiima. Ja küpsised on vaja siis ära purustada või ka segada ja siis ma panen tavaliselt 24 sentimeetri suurune vorm on, panen põhja ja äärtele selle küpsise puru ja siis segan hapukoore ja munad oma vahel, panen vormi, siis tükeldan maasikat, panen vormi ja siis kondenspiim läheb sinna kõige peale ja küpsetan 180 kraadi juures 35-45 minutit olenevalt ahjust ja siis voila! Kõlab väga põnevalt, et ühest küljest nagu selline klassikaline kook, aga see maasikaga ja kondenspiimaga, et see võib olla nagu see võluvõti. Ja ta ei jää väga paks, ta jääbki selline õhuke, selline tartleti moodi, et hästi lihtne, väga vähe aega. Kes see suvel viitsib hakata seal köögis, eks ole, möllama, et peabki kõik hästi lihtne. Meie möllame aias suvel kõik. No just, et